Saarte Hääl, saarlaste päevaleht. Mõne päeva pärast algavad Kuressaare merepäevad, pakuvad tänavu hästi rikkaliku ürituste kava. Meil on rohkem kui 30 erinevat ettevõtmist 2 päeva jooksul. Loomulikult keskendume me merelistele tegevustele. Meil on seekord palju rohkem võimalusi inimesi merele viia, paadisõite korraldada, tegeletakse ka mere uurimise tutvustusega. Kindlasti tuleb külastada meie Raiekivi sääresadamat, aga kahtlemata minna ka Roomassaarde, kus seisavad meie olulisemad laevad, Admiral Kõuan ja samuti uurimislaev Salme. Kas tuleb ka Gianni Kruuse kohale, me ei tea, aga kohal on vähemasti Mereakadeemiale kuuluv purjekas Tormilind. Lisaks soovitan kindlasti inimestel osa võtta avamise ja lõpetamise tseremooniatest, sest need tõotavad tulla tõesti erandlikud. Avamisel me toome välja siis ka parašütist, langevarjurid, kes toovad kohale merepäevade lipu seekord õhkupidi. Kohal on slackliner Jaan Roose ja muidugi saab palju kuulata ka muusikat. Lõpetamise peol me aga tahame täiesti uudset nähtust siin Saaremaa inimeste jaoks demonstreerida. See on nimelt videomapping ehk siis selline suurejooneline multiplitseeritud lavastus, mis kantakse ette Kuressaare linnuse merepoolsel seinal ja kogu see pilt haarab tervet seina. Sinna juurde käib siis Sven Grünbergi originaalmuusika ja lisaks veel ka tulevärk. Nii et tulge merepäevadele.